hästi majan siin praegu, oh my god. What up, ma olen Gregor ja kas teil on kunagi olnud niimoodi, et lähete magama näiteks kõhuli ja ärkate üles siis üldse kuidagi pea peal, jalad vastu seina ja täiesti hoopis teises dimensioonis? Mul on nii olnud. Aga kui selline asi on juhtunud, siis kas te olete peale seda mõelnud, et huvitav, mitu erinevat magamispoosi või asendit ma just öö jooksul läbisin? Tänases videos ma siis näitangi teile nii-öelda siis erinevaid magamisasendeid, poose ja mida te siis võisite öö jooksul läbida ja mis poose võisite siis öö jooksul teha. Nii et, läheme esimese poosi juurde. Alustame siis kohe sellisest tavalisest poosist nagu lihtsalt selili magamine. Ma arvan, see on vist tüüpiline, kuidas inimesed magavad. Või noh, minul on tavaliselt selili just see asend, kuidas ma ärkan. Ehk siis ma lähen tavaliselt ära, väriseni palju. Ehk siis ma lähen tavaliselt pigem just kõhuli magama ja ärkan siis selili. See on minu siuke tüüpiline öö muutus. Vist, ma ei tea. Järgmiseks siis ongi kohe kõhuli magamine, ehk siis minu magama minemise asend. Kui selili oli minu ärkamise asend, siis kõhuli on minu magama minemise asend. Ma ei oska üldse rääkida praegu, ma ei tea miks. Vahepeal juhtub ka nii, et kui ma kõhuli magama minna ei saa, siis ma lähen magama külili ja see on siis ka järgmine poos, külili magamine. Ja kohe peale seda on siis teistpidi külili magamine. Üks positsioon, mida ma nüüd suurena ei ole vist enam niimoodi teinud, aga mäletan kunagi väiksena mul meeldis magada nii-öelda koera positsioonis. Ehk siis sellises vist, te kohe niikuinii näete seda. Järgmine on siis see poos, millest ma alguses kohe rääkisin. See imelik poos pea peal, seina vastas, jalad taeva suunas ja hoopis teises dimensioonis. Tõesti, mis ma kättega teen, ma ei tea, kas see on imelik juba või? Järgmiseks on kägaras asendis magamine. Siuke tõmbad ennast väikseks kookoniks lihtsalt ja lihtsalt ma ei oska mitte midagi muud öelda. Nii siis seda poosi vist arvatavasti rohkem kasutavad või nagu sellises poosis magavad vist rohkem tüdrukud või vähemalt need tüdrukud, kes siiamaani minu juures ööseks käinud on. Kas tekk või padi jalge vahel ja siis magada. See on vist rohkem tüdrukute teema, aga kõik tüdruk, kes te seal olete, võite siis alla kirjutada, kas te magate niimoodi, et tekk ja padi jalge vahel või mitte. Me kõik oleme kindlasti jäänud magama teleka ees, diivani peal ja järgmiseks ongi siis istuli magamine. See juhtubki siis, kui sa lihtsalt kuskil vajud ära ja magad istuli. Aga sellele asendile ma ei osanud mingit normaalset nime panna ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et selle asendi nimi võiks olla mägine poos. See on siis see, kui magad selili, aga tõstad nii-öelda põlved üles või tõmbad nagu jalad, tõmbad kokku. Ja viimaseks on siis see lemmikpoos mul. See on see poos, kui sa saad kuskil või kellegi kaisus magada. Ehk see ongi poos on siis kaisus magamine. Ma arvan, see on meie kõigi lemmikpoos, sest kes ei sooviks oma armsama kaisus magada. Oh, neid häid aegu küll. Mis ütled, et see ei ole inimene või? Loogiline, et see ei ole inimene, see on padi. Näed, see on padi. Aga kas sa arvad, et mul on kedagi paremat kassu võtta praegu või? Ei ole, nii et kas ma magan siin oma padjaga kaisus edasi. Minge nüüd. Ärge rohkem vaadake seda videot. Selline see video siis oligi.
Kindlasti kohe 100% kindel olen selles, et mul jäi midagi ütlemata mingi poos, kuidas teie magate, aga siis kirjutagegi mulle alla kommentaaridesse, mis asendis just sina magad. Ja oleks tore, kui kirjutaksid ka mingi toreda jutu enda mingi kas ühe öö kohta või mis sinuga juhtunud on, kas magamise ajal või kuidagi magamisega seotud või kuidagi nende asenditega seotud. Oleks tänulik, kui seda kirjutada, sest mulle väga meeldiks seda lugeda. Suured tänud, et vaatasite seda videot. Loodan, et meeldis. Kui meeldis, siis teate, mis teha, tuleb share, like, kõik värgid, särgid. Täna on see maagiline päev. Täna on kolmapäev, kus tuli minu esimene YouTube'ide video välja. Ma arvan, see video jõuab alles paari päeva pärast välja, aga lihtsalt tagantjärgi võite ka vaatama minna. Minge vaadake minu seda YouTube'ide videot. Andke teada, kas teile meeldis see ja kirjutage sinna alla mingid lahed nädala teemasid või midagi toredat. Ma arvatavasti panen kõik alla, lingid kõik alla. Ja rohkem midagi ei olegi öelda, vaid tulge alati jälle tagasi. Midagi meeles, te olete lahedad, olge muhedad, näeme järgmises videos. Bye!